Nad on oma koolides, seal, kus nad on, nii suureks valguseks ja nad pidevalt räägivad, kuidas see inimene tuli ja küsis minult seda ja see tahtis sinna tulla ja tema tahtis Nortekale tulla. Ja meil oli just Nortekas reedel ja ma ütlesin Romkale enne Nortekat paar päeva, et kas me teeks siukse ülistuspalve, siukse natukene sügavama õhtu, siukse niimoodi. Ja ma ütlesingi seda ainult Romkale. Ja enne Nortekat siis korra mainisin Alexile, aga teised noored sellest midagi ei teadnud. Et see pidigi tulema selline hästi spontaanne, nii nagu on, hästi vaba, ei ole midagi kindlat, niimoodi täpselt paigas. Ja enne Nortekat, siis kui me siin valmistusime natukene, vaatasime mingeid laule läbi, siis tuli sisse üks meie noor, kellel oli kaasas üks tema sõber, kes ei olnud kunagi varem siin käinud. Siis ma korra oma südames mõtlesin, et appi. Meile tuli kogudusse uus noor, aga me teeme mingit sügavat ülistuspalve õhtut. Mida ta arvab? Ta ei tule mitte kunagi enam kogudusse tagasi. Et tavaliselt on ikka see, et kui sa kutsud oma sõpru, et me mängime siin, me sööme. Me ei mänginud see õhtu. Me ei söönud mitte midagi. Me lihtsalt ülistasime ja palvetasime ja ma korra mõtlesin oma südames, et kas see oli ikka õige otsus. Ja teate sellele tüdrukule, talle nii meeldis. Ta ütles, et ta ei ole tundnud kunagi varem sellist rahu, nagu ta tundis sellel õhtul. Ja ta tahab väga tagasi tulla ja ta sai kuidagi väga puudutatud sellest. Ja ma tahan lihtsalt julgustada teid, et teie võib-olla ei käi enam koolis, aga seal, kus te olete, olge selleks valguseks, olge selleks soolaks, et see kannab vilja. Ja inimesed näevad seda, et te olete teistsugused, te olete erinevad ja nad tahavad seda, nad igatsevad seda. See on nii oluline. Ja see on, mul on lihtsalt nii suur rõõm südames selle pärast. Ja selle sama rõõmuga ma tahangi kutsuda teid üles tõusma ja ülistama koos meie Jumalat. Sest et ta on nii seda väärt ja ta on nii hea ja ma usun, et veel suuremad imed saavad juhtuma ja veel rohkem saab inimesi tulema kogudustesse üle Eesti ja igal pool, kui me oleme ja oleme need valgused, kelleks Jumal on öelnud, et me peame olema. Nii et ülistame teda. Iga päev su juurde tulen ma. Iga päev su juurde mu Jumal.
Püha, 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 tahan sind näha. Püha, 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 tahan sind näha. Püha, 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 tahan sind näha. Püha, 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 tahan sind näha. Jeesus, püha, 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 tahan sind näha. Näha ületatud sind, säramas on hiilguste väega, armastust ja vägivalla, kui laulan. Püha, 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 näha ületatud sind, säramas on hiilguste väega, armastust ja vägivalla, kui laulan. Püha, püha, püha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, tahan sind näha, tahan sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, tahan sind näha, tahan sind näha. Jeesus, tahame sind näha. Halleluuja, halleluuja. Jumal, sa viibid mu juures ja tood mind läbi kõigest. Olgu su käsi mu üle ja juhata mind õigsuses ning ma otsin sind ning ma ootan sind ja see armastuslaul kõlab
kes nii ustab minule. Sinu tugevad käed mind kandmas on ja hoidmas iga päev eluteel. armastus, me Jumal suured, mu Jumal.
mis sinu teele vastu astub sulle. Mõni haigus, mitte miski ei ole suurem kui meie Jumal. Mitte miski ei ole võimsam. Ja pole olemas suuremat armastust kui Jumal. Meie Jumal, sinu Jumal, minu Jumal, meie Jumal. Halleluja. Halleluja. Hea on koos Jumalat ülistada. Amen. Lapsed, Tiina, lapsed tulge ka ette. Kohe kuulete, mis teil toimuma hakkab pühapäeva kooli tunnis. Eks te peate vist siiapoole ka tulema või ma ei tea, kuidas teil parem on. Tulge siiapoole ka, te jääte sinna nii serva. Mul on midagi kaasas teile täna ja mul ei ole näpus siin praegu piibel, mul on midagi muud hoopis. Ja tegelikult, kui ma koristasin meie pühapäevakooli klassi kappi, siis ma leidsin mõned asjad, mis mind väga liigutasid. Meil oli sellel nädalal, mis teisipäeval oli, kas te koolilapsed teate, mida teisipäeval tähistati? 14. märts. Kas keegi teab? Suured sosistavad ette. Kas... Väga tubli, Oskar sai käi veel koolis ja sa tead, et teisipäeval oli emakeelepäev. Väga hea. Ja ma leidsin meie pühapäeva kooli klassist. Ma näitan teile nüüd kohe. Väga tore. Sinul lasteaias oli ka emakeelepäev. Väga armas. Kas te näete, mis mul näpus on? Kaugelt võib-olla ei paista, siin on, ma näitan lastele ka, siin on vanaaegsete tähtedega paberid. Pärast saate klassis vaadata. Kas te teate, et aastal 1932, poisid, kas te teate, vaadake hästi vana paber. 1932 on Eestimaal, eesti keeles välja antud pühapäeva kooli kirjakoht on siin ühel pool. Poisid, ei jutusta praegu. Ehk siis väikesed tähed, kristlik ajakiri lastele ja see on juba 13. aasta käik. Ehk siis aastast 1919 on räägitud Eestimaal lastele Jumalast. Ja siin on üks ajakiri on juba natuke värviline. Näed, see on värvid siin peal, on ju. Aastast 1994 ja üks raamatukene veel, mille meie armas õde Marta on meile pühapäevakooli toonud. Lapsed, ma näitan teile ka. Kas see on pliiatsiga kirjutatud? On? Tundub sulle? Ei ole. Nii. Oskarit tasub vist uskuda, ta teadis, et on emakeelepäev. Kas on printeriga kirjutatud? Ei ole tegelikult päris, see on veel trükimasinaga kirjutatud raamat. Meie oleme täna siin, sest keegi on enne meid läinud ees. Meie ülesanne on kanda valgust, palvetada laste eest ja panustada nende heaks. Sest nii palju on juba enne meid tehtud. Hebra 12 ütleb, sellepärast, et meil nii suur pilv tunnistajaid on, jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksu ja palvetame laste eest, hoiame valgust, ärme pane seda vaka alla, laseme sellel paista edasi. Kallis Taavis, ma tänan sind iga poisi ja tüdruku eest, ma tänan sind nende eest, kes on enne meid läinud, kes on jooksnud oma võidujooksu ja nüüd on suure pilvena tunnistamas. Ja vaatamas nende laste elusid, isa, ma tänan sind. Ja sina oled seisama eile, täna ja igavesti. Kui sa lasid 32. aastal kirjutada, et kuidas rahvas läks hukka, kui nad unustasid sinu, siis ma palun, et sa halastaksid Eesti maa peale,
et see uus põlvkond ei unustaks sind, isa, vaid sinu valgus paistaks nende laste südametes siin ja üle Eestimaa, kõikides kogudustes ja pühapäevakoolides, isa, et sinu valgus leviks, et sinu sõna leviks ja puudutaks südameid Jeesuse Kristuse nimel. Et see maa ei läheks hukka, isa, et oleks lootust, et oleks valgust ja sinu sõna oleks au sees Jeesuse Kristuse nimel. Amen. No nii, kutid, te teate, kuhu minna või? Kõigepealt teated. Täna pärast teenistust umbes kohe on siis väikeste muusikute proov. Et teate, pillid kaasas poistel, ma nägin kellegel. Siis kolmapäeval kell 5 on naistekas meie ruumides ja kell 7 õhtul on palvekoosolek. Reedel kell 6 noored on noortekoosolek. Ja pühapäeval kell 11 on jalgpall ja see toimub Türil Kunstmuru väljakul. Enam väed sellel laupäeval kell 5. Laupäeval kell 5. Ma tean, et paljud noored ei saa tulla, aga kes saate, siis Kunstmuru väljakule. Lumi on ära sulanud, saame liigutada. Siis nii, laupäeval kell 5. Ja pühapäeval kell 11 on meil käesirutus. Kutsuge rahvast, kus sa tead, keegi vajab kas või seda toidupakki, aga ta tuleb ja kuuleb siin tunnistusi ja saab kõhu täis, kirikukohvi. Ja palvetagem kindlasti nende eest, sest abivajajaid on. Ja ma kuulsin, et ma ei tea, kui palju meie seda toitu saame sealt, et ei käi järgi, aga et Tartus toidupangas pidid järjekorrad olema, et nii palju vajajaid, et enne jagati 2 korda nädalas, 2 korda kuus jagati toitu, nüüd jagatakse 1 kord, et ei jagu enam ja niimoodi, et poed annavad hästi palju, et on kasvanud see abivajajate hulk inimesi. Et ma usun, et meil on ka abivajajaid, et palvetagem. Et Jumal on võimas, Jumal on vägev ja ma ikka ei unustama kõige esimest jutlust, mis ma kuulsin, kui bensiin läks 5 kroonist 8 krooni peale üle öö, et pastor Neeme ütles, last läheb, et minu Jumal on võimas. Ma ütlesin, ja, aga ma olen näinud, et Jumal on võimas ja vägev ja autos on mul bensiini olemas. Vahet ei ole, mis need hinnad teevad, et usaldagem Jumalat. Amen. Ja siis natukene kaugemale veel, mitte järgmine pühapäev, vaid ülejärgmine 2. aprill on siis meil kell 4 õhtul on, hommikul on teenistus ka, aga kell 4 õhtul on siis ülistus ja palve õhtu. Et tulem, ülistame, palvetame teistmoodi midagi, teeme kõike. Rohkem ongi siis rõhku jah, et ülistusele palvele. Ja siis on ka leiva murdmine ka. Hommikul leiva murdmist ei ole, et hommikul ei ole üldse koosolekut. Okei. Väga kahju. Et hommikul ei ole koosolekut, me rääkisime möödaga, aga siis kell 4 on see koosolek, et ülistus ja palve teenistus ja leiva murdmine on siis õhtul. Kell 4. Meil on niisugune firma, ma ei tea, kas oled näinud Eestis, Aega on. Teevad puust kellad, puust nikerdavad. Ma olen Facebookist näinud, et täitsa ägedad. Keegi ütles nagu, kui see firma peab ruttu oma nime vahetama, sest kui Aega on, siis on kohe varsti nälgevõlg. OÜ. Et jah, see on nali. Aga ma rääksin neile jalkas ka seda loo. Oli üks talunik ja tal oli kell. Ta tegi oma talus tööd, söötis loomi ja kaotas kella ära kuskil laudas. Et see kell ei olnud kallis, nagu rahaliselt, aga ta oli kui mälestustele kallis. See oli tema vanaisa kell, vanaisa kinkis talle edasi, pärandas talle ja ta kaotas selle ära. Ta läks ja otsis selle heinakuhja sees seda kella, ei leia. Siis tal olid lapsed. Lapsed tulid, kuule, issi, tule, me otsime ruttu kella ülesse. Läksid otsima, tuhnavad seal igad rohulibled seal ülesse. Ei leia kella, ei ole kella. Nad otsisid mitu tundi, ei leia kella. Peremees, taluperemees juba leppis sellega, et ju ma ostan uue kella pean ostma. Et mobiili ei ole siis sel ajal veel. Ma pean kella uue ostma. Ja siis tema tütar tuleb ja ütleb, kuule issi, ma lähen proovin 1 kord veel, kas ma võin? Tütreke mine. Tütar läks lauta ja hästi natuke aja pärast tuleb tagasi kellaga. Isa siis küsib, kuule, et mis juhtus, kuidas sa leidsid? Enne kõik otsisid, mina otsisin, ei leidnud. Ma läksin sinna, ma istusin vaikselt maha ja ma kuulasin, kus see tiksumine toimub. Kus kohas see tiksumine on?
ma loen ühe kirjakoha ka, tead seda kirjakohta, on ju. Eeli oli selle koopas, on ju, tuli Jumal ja räägib, tule, on ju, tuli maa värisemine, tuli tuul, torm, mida kõike, mägsigi. Jumalat ei olnud selles. Siis tuli see tasane sahin, tasane sosin ja Jumal oli selles. Et ka meie ümber on nii palju asju, mis nagu, on ka häid asju, ma ei taha öelda, et kõik on halvad nagu. On palju häid asju, aga mis tõmbavad su tähelepanu, mis võtavad su energiat, aga me vajame sellisest vaikset aega, kus sa lähed ja palvetad. Jeesus ütles, et kui sa lähed oma tuppa, siis pane uks kinni, jäta telefon sinna ukse taha välja, jäta kõik lapsed ukse taha, et kellelgi ei ole sel hetkel vaja sul. Sina ja Jumal. Ja Jumal räägib. Ja Jumal räägib. Ma kuulsin veel üks pastorit, oli seal, ütles ka nagu, et kui sa lähed palvetama nagu, siis kui sa lihtsalt toristad talle ette kõike, mida sa vajad, Jumal teab, mida sa vajad. Aga kui sa lähed ja sa kuulad, tal on ka midagi öelda, sa kuulad tema nõu, sa küsid, et see on suhe. Et küll ta teab kõiki sinu vajadusi, ta täidab neid, kui sa võtad enne kõike Jumala kuulda. Jumalat kuulda. Me vajame sellised vaiksed aegu. Siis kõik asjad leiab kellaga. Amen. Nii et vahest ole vait ka. Ära kogu aeg seleta. Halleluja. Tore näha igat ühte, kes te olete siin. Meil graviteerub rahvas rohkem sinna ukse poole, et seal on kuidagi paremad kohad. Kallimad piletid vist. Ja, aga igal juhul väga tore kõik, kes te olete siin, kes te vaatate meid kusagilt kaugemalt eemalt, teisel pool maakera või kus iganes sa oled. Ei tea, palmi all või lumeanges, aga olete kõik väga tere tulnud meil Türi Missioni koguduse tänasele koosolekule ja kõik head on juba tehtud, lauldud, ülistatud, Jumalat kõrgeks tõstetud, see on kõige tähtsam asi, mis me teeme. Me tõstame teda sellesse positsiooni, kus Jumal on, ta on suur ja kõrge. Halleluja. Ja on hea ka, et me saame tulla ja Jumala sõna üheskoos panna tähele, mida nagu Piibel ütleb, vaim kogudusele ütleb. Halleluja. Ma usun, et Jumala vaim tahab tihti, ma usun, et enamus aegadel tegelikult meile rääkida. Ta tahab alati meile kõnelda, ta tahab alati meid julgusta. Aga just nii nagu see kellalugu ka. Kas me kuuleme, kuidas ta tiksub? Vahest on kõike muud müra nii palju. Aga paneme tähele, avame oma südamed ja laseme Jumala vaimul kõnelda. Täna hommikul ka. Võib-olla võtame korjanduse ka. Võtame korjanduse ära. Saadame selle ringi, teeme südamed lahti, anname Jumalale rõõmsalt. Anna Jumalale. See on üks asi, mis sa annad Jumalale. Mitte, et sa Jumalat tahaksid hädast välja aidata. Jumal ei ole kunagi hädas, kas sa tead seda? Tal ei ole kunagi puudust. Tal ei ole kunagi, Jumal ei pea kellegi poole palvetama, kui tal on vajadus. Sest et ta on kõik küllaldane Jumal, ta on kõike omistav Jumal. Aga see, mida me anname, miks me anname? Sa küsid kohe, kas Jumal vajab minu 5 eurot, mis ma annan? 50 või? Ei, Jumal ei vaja, sina vajad. Sellepärast, et me teeme ühe tänu ohvri alati Jumalale. Me anname talle tänuga. Me anname talle rõõmuga. Halleluja. Meie perspektiiv ei ole mitte see, et nagu Piibel ütleb ka, see tõotus, et andke, siis antakse teile. Vahest inimesed mõtlevad nii, et tead, kui ma nüüd annan, siis Jumal peab mulle andma rohkem. Ja õige küll, aga see on vale motiiv. Amen. Anna tänutundega alati, anna rõõmuga alati. Anna rõõmuga mõeldes selle peale, mida Jumal on sulle andnud, mida ta meile on kinkinud. Ma usun seda, et nii palju elus me näeme seda, mida meil ei ole, seda, mis on valesti, sest seda on kerge näha, kas ei ole. Me alati näeme, mida meil ei ole. Teeksid pika nimekirja asjadest, mida sul ei ole. Mida sa väga vajad. On ju naised? Vajate jälle uusi kleite, uusi kingi, uusi kotte, uusi huulepulka, mis iganes kõik seda atributikat. Kõik ei ole, mul ei ole mitte midagi selga panna. Mäletate seda lugu? Olete priidekappi lahti, mul ei ole mitte midagi selga panna. Ja, nii on lugu. Aga tihti, sõbrad, on raskem seda näha, mis meil on. Kui sa hakkaksid tegema nimekirja asjadest, mis sul on, siis ma arvan, et see ei lõpe, sest meil on nii palju täna.
ja Piibel ütleb, et Jumal täidab kõik meie vajadused oma auga Kristuses nagunii. See on meie usk. See on meie lootus Jumalale igas olukorras. Olgu see bensiin siis 5 krooni või mis ta nüüd juba on, 1 euro vist või sinna tänna käib. Halleluuja. Vahet ei ole. Me läheme ka poodi, vaatame hindasi. Mis asja, et see oli 2 korda kallimaks läinud. Mis asja on ju? Aga siis tuleb jälle see sama mõte meelde, et kuule, ükskõik kui palju see maksaks. Kas piimapakk maksab 20 eurot? Jumal täidab meie vajadused ikka. Halleluuja. See peab olema meie usk iga päeval ja ta teeb seda. Amen. Halleluuja. Tõuseme püsti veel. Õnnistame ja täname Jumalat. Tänu sulle, Isa, korjanduse eest, mis me võisime panna. Tänu sulle selle imelise võimaluse eest, et me võime täna tulla sinu rahvana kokku. Jumal, me täname, et kui me hakkaksime üles loetlema tänu põhjuseid sinu vastu, Isa. Halleluuja. Siis see koosolek lõpeks ennem ära. Aga me täname sind, et sa oled hea. Ja kõik, mis tuleb sinu käest, on hea and. Ainult hea and. Halleluuja. Kui kurat tahab midagi halba teha, hävitada, tappa ja röövida ja varasta, nagu su sõna ütleb, et tema amet on, siis Isa, me täname, et sina oled vastupidi. Sa oled helde Isa, imeline Isa, rahuvürst. Halleluuja. Me õnnistame, mis me kokku võisime panna. Me võisime seda, mis me võisime anda. Me täname sind kõige eest, et mis iganes see eluga ei too. Sina oled meie Jumal, meie varustaja, meie kõik kõiges. Nii nagu Taavet ütles, kõik minu allikad on sinus. Halleluuja. Tänu Jeesus, Isa. Tänu sulle, et sa avad täna meile oma sõna, rõõmustad meid oma sõnaga. Annad meile tarkust, annad meile ilmutust, annad meile arusaamist ja selgust tänasel hommikul oma vaimu läbi, Isa. Aita, et igaüks saaks täna toidetud, aita, et igaüks saaks täna üles tõstetud, julgustatud. Kui vaja, siis ka korrigeeritud, mida iganes sa tahad täna teha. Tee seda, kallis pühavaim, tänasel hommikul sellisel viisil, nagu sa teed. Tee iga ühega ühe töö täna. Amen. Amen, amen, amen. Ole hea, istu, tee oma piibel lahti või leia oma telefon, kus on piibel. Ja tänane teema, mis ma tahan sulle kõneleda, ma räägin sulle täna midagi armust ja ma räägin sulle midagi tõest. Ja selle pealkiri, mis ma tahan sulle täna rääkida, kui sa saad selle juba panna, tüdrukud, kui te saate juba panna, selle pealkiri on või õieti, ei olnud kui, koht, kus arm ja tõde kohtuvad. Väga huvitav mõte. Väga huvitav mõte. Nüüd sa mõtled, millest ta nüüd küll täna räägib meile. Ma räägin sulle ühest kohast, kus arm ja tõde kohtuvad. Vaata, teeme kõigepealt piibel lahti Psalm 85, 11 ja 12. 85, 12, 11 ja 12. Heldus ja tõde saavad teineteisega kokku. Rahu ja õigus ja rahu annavad teineteisele suud. Tõde võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast. Ja loeme veel ühe kirjakoha. See on Johannese evangeeliumi 1. peatükk, Psalm 17. Johannes 1, 17. Johannes 1, 17. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Halleluuja. Nüüd siin on hea platvorm nendes mõlemates kirjakohtades. Siin on üks selline mõte, mida ma tahan sinule täna edastada. Ma väga palun, et see õnnestuks. See ei olegi nii lihtne. Nüüd siin nendes mõlemas tekstis, üks on Vana Testamendi poole peal, teine Uue Testamendi poole peal on mainitud kahte sellist nagu erinevat poolt, mis on Jeesuses. Ja see on arm. Nüüd armu me kõik enam vast juba oskame defineerida. Tead, mulle meeldib defineerida asju. Kui ma viskan sulle ühe sõna õhku, kõik mis sõna ma viskan sulle, katsu see panna ühte lausesse. Proovi, tee sellist testi iseendaga. See on hea selline pühapäeva-õhtune proov. Võta üks selline sõna, mis iganes piiblist, võta üks sõna ja katsu seda nagu ühe lausega ära öelda. Teate, see aitab meid, et kui me oskame asju defineerida, panna nad nagu ühte konkreetsesse lausesse või võib-olla mõni asi on nii, et on vaja mitu lauset, aga see aitab sul selle sisu ja olemust sügavamalt mõista. Üks nendest sõnadest, mida me vajame defineerida, on arm. Arm. Kui ma küsiksigi minu käest, mida sa
arvad või mis sinu meelest on arm? Ma tean, et arm on väga keeruline sõna iseenesest, et armul on nagu erinevad tahud. Aga ma defineerin sulle täna armu selliselt ja vaata, kas see sulle sobib. Arm on see, kui sa elad jumalatut elu, kuid ometi naudid kõike head, mida tema inimeste jaoks on loonud. Nüüd mõtle, kas ei ole tõde paljude inimeste kohta täna maailmas, kes elavad jumala vastast elu, kes vihkavad jumalat, kes sülitavad talle näkku, kes ignoreerivad isegi tema olemasolu. Kohutav küll, eks ole. Aga ometi ütleb piibel, et vihm ja lumi paistab nende inimeste peale samamoodi, nii nagu nende peale, kes teenivad jumalat. Mõtle, nendel on samamoodi toit laual. Nendel on samamoodi auto istumise all ja kodu ja korter ja maja või mis iganes. Neil on samamoodi nagu nendel, kes armastavad jumalat kogu südamest. Me võiksime kergesti öelda nii, jumal, see on ju ebaõiglane, kas ei ole? Jumal, sa peaksid midagi tegema selle seltskonnaga, kes sind vihkab. Kas ei ole? Võta midagi ette. Miks sa ei võta midagi ette? Aga teate, kuidas seda nimetatakse? Seda nimetatakse Jumala arm. See on Jumala arm ja Jumala heldus ja alastus. Sõbrad, meie, kes me täna oleme kristlased, ma usun, et mitte keegi meist pole ära teeninud seda oma tegudega, oma olemisega, seda, mida Jumal on meile andnud, mida ta meie elus on teinud. Kas keegi arvab nii, et ta on ära teeninud selle? Ma olen nii hea olnud, nii tubli olnud, nii ustav ja alati olen armastanud Jumalat, pole kunagi eksinud ja nii edasi, nii nagu see kadunud poja vend isale ütles, mäletate? Ma olen alati kuulanud sinu sõna, pole kunagi sinu vastu eksinud, olen alati Kuku nunnu ja paipoiss ja näed, minul ei ole ja näed, temal on. Oho. Aga teate, sõbrad, see on Jumala olemus, arm ja tõde. Nüüd teate, mis on tõde? Nüüd, kui ma defineerisin siin armu, defineerime tõde ka. Tõde on väga lihtne defineerida. Tõde on see, kui sa saad kätte selle kohaselt, mida sa oled teinud. Ja see on õiglane, kas ei ole ju nii? Kui üks inimene on kuri, siis on õiglane, et ta saab kätte kurja inimese palga. Nii lihtne see ongi, kas ei ole nii? Aga nagu ma eespool ütlesin, ometi me näeme, et täna väga kurjad inimesed elavad vahest isegi paremini kui mõni õige. Oled sa pannud tähele seda? Ajab vihaseks küll, on ju. Mina olen siin jumal tubli ja näed, vaata, kuidas temal läheb. Nii hästi. Tal ei ole mingit probleemi. Vaata, ma olen siin supi sees kaelani, tead. Aga armsad sõbrad, tõde on see, kui me saame kätte selle. 2 kirja kohta, Rooma 3:23 ja 6:23. Sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Iga inimene, kes siin vahepeal on. Kaasa arvatud meiega, kes me oleme väga head kristlased. Me oleme kõik patu teinud ja patu palk on mis? Surm. Me oleme kõik selle ära teeninud. See on tõde. Eedini aias ütles Jumal inimesel nii, kui sa sööd sellest puust, siis mis juhtub? Sa sured surma. Nüüd teate, mis juhtus? Kas inimene suri surma? Jah ja ei. Ta suri vaimselt sellel päeval, aga ta ei surnud füüsiliselt. Ja teate, kuidas ta nimetatakse? Arm. Teate, mis on arm? Ma defineerin veel natukene armu. Arm on midagi, mis lükkab meie tõe palga kaugemale, annab meile aega, annab meile armuaega, oodates, et me parandaksime meelt. Vau! Nii hea, kui asi tuleb nagu ilusasti välja. Arm ja tõde. Vau! Teate, sõbrad, kui meie saaksime kätte kohe, kui puuduks arm, kui puuduks see Jumala pikk meel, mis, kui me teeme pattu, tegelikult me peaksime ju surma, on ju nii, patupalk on surm, me peaks kohe surema, me peaks kohe hinge heitma ja maha kukkuma. Aga seda ei juhtu enamus inimestega. Miks? Sellepärast, et Peetruse kirjas on öeldud nii, et see on Jumala arm, kuidas seal täpselt on öeldud, et see on Jumala arm, et Jumal tahab, et kõik inimesed tuleksid patu tundmisele.
See on Jumala heldus. Ta ootab meeleparandust. Sellepärast ta annab armuaja inimestele. Sellest ma tahan sulle täna kõnelda. Et see on väga oluline meil mõista, sõbrad, mis on arm, mis on tõde, kuidas need kaks erinevat asja toimivad. Ja muuseas, nüüd me juba lugesime seda kirja Johannese kirjast, kus ütles, et need mõlemad on olemas ühes isikus, Jeesuses. Kas ei ole nii? Kui Jeesus elas siin maa peal, siis ta osutus mõlemat. Ta osutus tõde sellega, et ta elas patuta elu. Ainukene inimene maa peal, kes on elanud täiesti tões, on Jeesus Kristus inimesena. Ja ta osutus armu nii paljudel kordadel. Ta osutus armu. Mäletate seda lugu, kuidas tõid suured käsumehed kõik ühe naise Jeesuse jalgade ette, viskasid ta maha, ütlesid, tead, selle peab nüüd kividega surnuks viskama. See on tõde, see on käsk, nii peab olema. Kas ei ole? Jeesus ütlenud, ei ole, kuule, te olete eksinud midagi. Jeesus ütlenud tegelikult midagi, ta teadis tõde, ta teadis, mis on kirjutatud. Ta teadis, sest et ta oli ise sõna. Aga ta päästis selle naise nende käest ühel eesmärgil. Me vahest eksime armuga nii tihti. Me arvame, et arm on kuidagi selline, kuidagi vaiba alla asjade pühkimine. Kuidagi, läbi sõrmede vaatamine. Arm on selline asi, mis ignoreerib tõde. Ei, arm ei ignoreeri tõde, vaid nagu Jeesus andis selle naisele armu öeldes. Mis ta ütles talle? Kas keegi mäletab? Mine ja ära tee enam pattu. See oli arm. Mine ja paranda meelt. Pöördu nendest tegudest, millest sa oled siiamaani elanud. Ja sõbrad, seda nimetatakse armuks. Kui sa mõtled seda mõtet praegu ja vaatad enda ümber, mis toimub, siis kui suur on Jumala arm? Küll on hea, et mina ei ole Jumal. Ma oleks küll teinud, ma ei tea, raudkepiga karjatsenud mõnda olukorda, mõnda inimest. Aga Jumalal on arm. Mõtle, kui suur on see meie kohta täna. Iga päev me tõuseme üles, mõtled, tead, see päev ma olen patu teinud, Jumala aust ilma, ma peaksin surnud olema, aga ma tõusen üles, teada. Mul on antud uus päev. Mul on antud võimalused. Milline arm see on? Kas ei ole, sõbrad? Milline arm? Jälle nagu me siin eespool ka rääkisime, et mõtle, kui suur arm, mis meil on. Mis meil on? Mis meil oleks võinud olla. Kus me täna võiks rahvana olla. Laiali pillutatud, ära kaotatud. Aga Jumala arm on meie rahva üle nii suur, et on andnud selle rahvale armu. Siin lapsed rääkisid emakeelepäevast. Mõtelge, milline arm see on. See rahvas on üks väiksemaid maailma rahvaid, kes kõneleb riigikeelena oma keelt. Kellel on oma ülikoolid, oma meedia, oma keelne, mitmetahuline kõrgharidus ja kõik, kui sa võtad meediaid, kui palju, räägime kristlikest kanalitest, kui palju meil on kristlikke kanaleid raadios, televisioonis ja nii edasi. See rahvas, kes räägib, miljon inimest räägib seda keelt, võib-olla natuke peale. Mõtle, siin on maailmas olemas rahvaid, kus on 40-50 miljonit ja neil ei ole isegi oma riiki. Milline arm? Jumal on halastanud. Ta oleks võinud selle rahva lasta ära pühkida maa pealt. 40-ndates, kui prohvet käis mööda maad ja mööda Tallinnat ja kuulutas, parandage meelt. Ja rahvas ei parandanud meelt. Aga Jumala arm lükkas selle kohtuotsuse kaugele tulevikku. Me ei tea kuhu. Nüüd arm, see on väga tähtis, mis ma nüüd ütlen. Arm on 100% Jumala suveräänne otsus. Seda otsustab Jumal suveräänselt. See on tema otsus ja me ei tea, kui kaua kestab arm. Me ei tea, kui pikk see on meie kohta, meie rahva kohta, kogu maailma kohta. Me ei tea seda, sest et see on suveräänne otsus. Üks päev Jumal ütleb, nii, nüüd on aeg, kus arm ja tõde peavad kohtuma, kus heldus ja tõde peavad üksteisele suud andma. Või kuidas oli? Ja siis on see hetk, kus arm annab
ma teen seda väga poeetiliselt täna hommikul, kus arm annab teatepulga üle tõele. Meil on selline tunne, me oleme harmuga nii ära harjunud, kas ei ole? Ära harju ära selle asjaga, ära harju ära. See on Jumala suveräänne ime meie kõikide kohta. Me vahest arvame, et see arm, küll see jääbki kestma, küll see on veel järgmised 100 aastat ja meie lapselapsed ja lapselapsed kõik elavad ja naudivad seda ja nii. Me ei tea seda. See on Jumala otsus. Aga me loeme läbi Piibli, et ühel päeval juhtub see, millest me täna räägime. Arm ja tõde kohtuvad. Arm lõpeb otsa ja algab tõde. Piibel ütleb, et algab kohtumõistmine kõikide inimeste üle, kes maa peal elavad. Ainukene inimene, kes on näinud Jumalat füüsiliselt, ainuke inimene, üks inimene kogu inimkonna ajaloos, ma ei räägi mitte Jeesus, sest Jeesus oli Jumal lihas, aga kes on näinud Jumalat Jumalana, oli Mooses. Ainukene inimene kogu maa peal. Ta nägi Jumalat selja tagant, sest Jumal ütles nii, et sa ei või näha mu palet, sellepärast et sa lihtsalt kõrbed ära, sa sured ära. Sa ei suuda seda kesta. Ta ütles, ma näitan sulle ennast korraks selja tagant. Nüüd, kas sa oled kedagi näinud selja tagant? Vaata, kes te tagapingis istute, vaatate siin eespool istujate kukalt. Selja tagant inimene, sa võid võib-olla silueti järgi arvata, kes see on. Aga kui Mooses nägi Jumalat selja tagant, siis mida ta ütles? Kas keegi mäletab, mida Mooses ütles? See on kirjas 2. Moosese 34:6. Ta hüüatas. Ma ei tea, kui sa näed kedagi selja tagant, sa ei hüüata midagi. Näost, kui sa näed kellegi nägus, ütled, vau, kui ilus. Sul on täna ilus soeng või midagi. Aga kui sa näed selja tagant kedagi, mida sa võid hüüatada? Vau! Aga Mooses hüüatas, vau! Ja mis ta ütles? Jehova, alastaja ja armuline, pika meelega, rikas heldusest ja tõest. Kogu see armukomplekt oli Jumala isegi selja tagant näha tema isikus. Nii, aga nüüd, ärme peatume siin. See on see viga. Vahest me loeme selle mõnusa, nii-öelda koorime koogi pealt vahukoore ära ja sööme selle kirsi ka otsast ära ja siis ütleme, aamen, nii ongi. Ei ole nii. Loeme edasi. Siin ütleb nii, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu, üleastumised ning patu. Aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelegi 3. ja 4. põlveni. Nüüd pane tähele, see on just see, millest me täna räägime. See esimene asi, mida Mooses nägi Jumalast, ei olnud see viimane, mis me lugesime. Kas sul on hea meel selle üle? Esimene asi, mida sa näed Jumalast, esimene asi, mis tuleb Jumalast meile esile, on arm, on alastus, on tema heldus, on tema pikk meel. Aga nüüd pane tähele, aga ta ei saa jätta. Ta ei saa jätta, kui me meelt ei paranda, kui me ei muuda ega pööra ümber, ega hakka elama teistmoodi, see ongi meele parandus, siis see tõde tuleb kätte igale inimesele. Miks? Siin ütleb nii, ta ei saa seda teha. Miks? Mitte, et ta ei taha. Ta ei saa. Sest et tema olemus on püha. Ta on püha. Ta peab olema õiglane, ta peab osutama tõtt ja ta peab igale ühele tasuma kätte nii, nagu tema tegu on. Nüüd, Jeesus ütles midagi väga huvitavat iseenda kohta. Johannese 14:6. Jeesus ütleb temale, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Mina olen tee, mina olen tõde ja mina olen elu. Jeesus on tõde. Armsad sõbrad, maailmas on üks tõde. See tõde on lõplik, see on midagi sellist, see on absoluutne. Absoluutne tõde on Jeesus. Sõbrad, kui me nüüd jätame Jeesuse välja oma elust, lükkame Jumala välja, siis tead, mis me peame hakkama tegema? Me peame ise hakkama tõde defineerima oma tõekspidamiste, arusaamiste järele.
Ja teate, siis läheb asi väga metsa, kui inimesed hakkavad ise defineerima tõde, mis on õige ja mis on vale. Meie ei tea, mis on õige ja mis on vale. See ei ole meie kätte antud. On üks, kes on tõde ja see on Jeesus. Ainult tema võib defineerida seda, mis on õige ja mis on vale. Ja sellepärast ära mine otsima tõde ja õigus kusagilt kellegi inimese käest. Ta võib sulle anda oma tõe ja õiguse, nii nagu Andresel ja Peerul oli seal selles Eesti klassikas. Jeesus on tee ja tõde ja elu. Ma arvan, see oli suur pommuudis jüngritele, kui ta seda ütles ülemises toas oma elu üsna lõpuminutitel. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ma arvan, et tõde on tihti ebameeldiv, kas ei ole? Ma ei tea, kuidas sinul on lugu. Tõde võib olla nii hea kui halb samal ajal. Ta võib olla hea neile, kes käivad tões. Aga ta on kindlasti halb neile, kes ignoreerivad Jumala tõde. Väga huvitav. Galatia kirjas ütleb 6-7 nii. Ärge eksige. Jumal ei anna ennast pilgata, sest mida inimene külvab, seda ta lõikab. Ja siis ta ütleb, et ühed külvavad lihale ja kust nad lõikavad, mida nad lõikavad? Nad lõikavad lihast hävingut. Teised külvavad vaimule, nad lõikavad vaimust igavest elu. Pane tähele, ühes asjas on nagu nii hea kui halb uudis. Hea on see, et kui sa käid tões, kui sa külvad õigeid asju, siis sa lõikad sealt. Sa saad õnnistatud. Amen. Aga kui sa teed valesid asju, just täpselt nii see ongi. Okei, ärge eksige. Ärge eksige. Nüüd ma hüppan edasi natukene. Nüüd, mis on väga oluline veel armust mõista meile? Esiteks see, et mitte ainult Jumal ei ole armuline pika meelega rikas heldusest, vaid tegelikult see, mida Jumal ootab meilt, on täpselt sama asi. Kas seda, et Jumal ootab sinult, et sa oleksid armuline teiste vastu? Vahest me oleme väga armulised enda vastu. Aga teiste vastu on arm väga lühikene, lühikese süütenööriga, nagu öeldakse täna. Aga sõbrad, Jumal ootab seda, et me oleme teiste inimeste vastu pika meelega. Mattuse 5.7 ütleb Piibel nii, õndsad on armulised, ehk need, kes annavad armu. Miks? Sest nemad saavad armu. Nii, peatume korraks siin. Sõbrad, ma ütlesin seda, et arm on suveräänne Jumala otsus. Aga siit kirjakohast me näeme seda, et me saame siiski midagi teha. Me saame siiski midagi teha, et see arm võiks meie kohta olla suurem. Kuidas? Anna armu. Külva armu. Ole armuline teistele, nende vigade suhtes, nende lõpmatu igasuguste sama auku ja ämbrisse astumistega. Ole pikameelne nendega. Anna neile armu. Usu, et äkki nad ikka meelt parandavad. Ja teate, kui sa teed seda, siis sa saad armu. Amen. Nüüd Matteuse 18.21 on üks hea tähendamissõna, võib-olla ei pööra sinna täna, aga siin Jeesus rääkis tähendamissõna 2 võlgnikust. Üks võlgnik oli võlgu tohutu summa. Miljonid. Sellise summa, mida ta iialgi ei oleks saanud oma elu jooksul maksta. Ja lugu läks nii, et selle võla usaldaja ta lakkas lihtsalt kahju temast. Ja ta andis talle, kinkis selle võla, ütles, tead, mul endal ka küll, las jääb. Kui hea tunne. Keegi ütleb niisi. Oled sa panga laenu võtnud? Mõtle, kui pank sulle helistab homme, ütleb, unusta ära. Sa ei pea enam neid mõttetuid makseid ega Euribori ega midagi maksma. Mõned mehed seal taga naeravad. Nüüd sa tead, kes on võlgu. Okei. Aga igal juhul, sõbrad, see on hea kergendustunne, kui sa saad vabaks võlast. Sa hingad ka kergemini. Okei, mina oma elus olen üritanud elada nii, et ma ei võta võlgu. Igal ühel pole see õnnestunud, kuidas keegi, aga küll on hea elada, kui sa ei ole võlgu. Ma ei tea, on hea hommikul tõusta ja õhtul on magama ka hea jääda. Mõni inimene ei maga hästi, ma tean, tal on raskusi magama jäämisega. Mul ei ole üldse. Ma olen pea padjale, juba magan, kõik, läinud. Teises maailmas. Miks mul ei ole võlgu?
ma ei pea mõtlema, et tead, äkki ma ei saa maksta. Äkki ma jään võlgu, äkki ma taha, äkki ei ole mitte midagi. Küll on hea, kui seda äkki ei ole. Halleluja. Aga hea küll, see selleks. Aga nüüd see samane mees, kes oli nii palju võlguta, elu sees poleks saanud maksta seda ise, oli saanud andeks. Tal oli võib-olla hea tunne, aga mida ta tegi ühe teise mehega, kes temale oli natukene võlgu. 10 euro oli võlgu mees. Ja tead, mis ta tegi? Sellel ei olnud ka maksta. Nii on elus, eks ole, et vahest elu paneb meid olukorda, kus meil ei ole maksta. Me ei saa, me oleme maksejõuetud, nagu täna öeldakse. Ja tead, mida tema tegi selle mehega, kes temal oli võlgu? Kas ta andis talle andeks? Oleks võinud ju. Oleks võinud küll, eks ole. Natukene võlgu. Hea küll, 10 euro, unustame ära, tead. Aga ei, ta võttis selle ja Piibel ütleb, et ta kägistas seda. Kägistas, võttis kõrist kinni, pigistas. Anna mu 10 siia. Ja siis tal ei olnud seda 10 kusagilt maksta. Ja siis ta viskas ta, vanasti oli selline asi kui võlavangla. Pandi vangi, kui sul oli võlg, istusid teatud päevad, said vabaks. Siis oli võlast vaba. Ja, okei. Aga sõbrad, kui meie osutume armu neile, kes meie vastu on võlgu, kes ei vasta meie ootustele, me oleme inimestele armu, siis on Jumala tõotus, et meie saame ka armu. Amen. Halleluja. Nüüd, nagu ma eespool ütlesin ka, me elame sellel ajal, mida nimetatakse armu ajastuks. Armu ajastuks. Armu aeg on aeg, kus arm kestab meie elus. Huvitav tähendamissõna jälle, mida Jeesus tõi Luuka 13:6. Ta rääkis siin ühest puust, mis oli aias 3 aastat olnud viljatu. Ja see oli selle mehe aias, see kulutas tema maad, see raiskas tema ressursse, seal maal on hästi kallis vesi. Iisraelis on väga lihtne istutada põldu, sest et seal kasvab isegi, kui sa kõrbe viskad seemned mahad, see kasvab. Vaatad, et nii kivine, aga kasvab. Ainuke küsimus on see, et see vajab vett ja vesi on seal väga defitsiite, seda on raske saada. Meie maal on seda liiga palju. Aga Jeesus siis kõneles sellest ja ta ütles nii, siis ta ütles Viinamäe aednikule, vaata, 3 aastat ma käin otsimas sellelt viigipult vilja ega leia. Raiu ta maha, miks ta raiskab maad? Aga see vastasin, ütles talle, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle panen sõnnikut, ehk ta hakkab edaspidi vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha. Teate, kui palju on neid tekste Piiblis, mis just seda sama mõtet nii hästi illustreerivad ühe ja teise nurga alt. Nüüd vaata, siin on nagu 3 tegelast. Esimene on hea inimene. Aednik oli hea inimene. Ta oli nii hea, ütles, et või õieti, see Viinamäe aednik oli hea, või omanik oli hea inimene. Ta oli kannatanud 3 aastat. Mõned inimesed raiuks esimesel aastal juba maha, vähemalt teisel, kuule 2 aastat. Ta lihtsalt kasvatab lehti ja võsusi. Ma pean teda kastma, ma pean teda andma kõiki ressurssi. Maa raiskab maad, maa on väga defitsiitne Iisraelis. Ja jälle 3 aastat, ta oli nii hea inimene ja nüüd tema kannatus katkes. Ehk teiste sõnadega, tema otsis juba saagi tõmbas käima. Aga aednik tuleb tema juurde, et kuule isand, tead, anname veel 1 aasta. No, ma ei tea, kuidas sina suhtuksid. Siin on üks asi, mis 3 aastat ei ole midagi tootnud. No miks ta peaks nüüd 4. aastal hakkama tootma? Miks? Aga teate, selle aednikul oli usku. Pane tähele, tema arm oli suurem. Inimestel on tihti erineva mõõduga arm. Aga tema arm oli suurem. Ta ütles, isand, tead, mis teeme? Võtame 1 aasta veel. Teeme nii 1 aasta. Ja vaata, mis ta ütleb. Ta ütles nii, ma kaevan ta ümber. Ma näen veel lisavaeva temaga. Sellega, mis juba 3 aastat oli, tead, siiamaani, tead, kõigil kopees.
1 aasta veel. Ja vaata, mis ta ütleb. Ma panen talle sõnnikut. Sõnnikut sellisele vaja. Peksa vaja. Ei, paneme sõnnikut. Kaevame ümber. Teeme talle veel paremaks selle. Ja vaata, aga siin on nagu väga huvitav, et huvitav asi, mis on tähele panna, on see, et kuigi ta andis talle armu veel 1 aasta, siis ometi ta ütles selle lõpus, kui mitte, siis raiuda maha. Pane tähele. Anti aega 3 aastat. Ei teinud midagi. Anti veel 1 aasta. Ja see oli viimane aasta. Nüüd see puu ise ilmselt ei teadnud seda. Ega meie ka ei tea meie elus. Kui meie võib-olla elame ka mõnes asjas, millest me teame, et me peame meelt parandama. Me teame, et me peame seda asja muutma oma elus. Me teame seda asja. Ja siis me mõtleme, 3 aastat on see asi juba Jumal minuga kannatanud ja ei ole mulle niisi nuiaga pähe löönud, küll ma siis elan edasi. Aga pane tähele, talle anti 1 aasta veel. Ja piibel ütleb nii, et kui mitte, siis raiuda maha. Nii et arm ja tõde kohtuvad ühel hetkel, sõbrad. Nad ulatuvad teatepulga tõele. Samamoodi jälle, veel üks hea näide, ma toon palju näitetena, Ilmutuse 2.5. Jeesus kõneleb siin ühele kogudusele, Efeesuse kogudusele, ja ta ütleb neile nii. Ta ennem seda, ma ei taha tervet tekst lugeda siin, ta loetleb ja kiidab neid. Ta ütleb, te olete tubli kogudus. Te olete nii palju asju teinud hästi, te olete innukad ja usinad ja tublid ja teil kõik toimib ja töötab ja värk käib, on ju. Ja siis ta ütleb neile nii, tead, aga üks asi on, mis mul on teie vastu. Ja see on see, et esimene kirg ja armastus ja tuli, mis teil kunagi oli minu vastu, see on kuidagi ära kadunud. Te teete asju rutiinist, te teete asju kohustusest ja see on hea, et te teete, aga te ei tee enam südamest. Te ei tee enam selle põlemisega, selle põnevusega. Ja Jeesus ütleb nii, nüüd pane tähele. Ta ei ütelnud, see on väike asi, hea küll. On teil niisugune probleem seal natukene, aga hea küll, väike asi. Ei, ta ei ütle üldse nii. Vaata, mis ta ütleb. Siis mõtle nüüd, kus oled langenud ja paranda meelt ja tee esimesi tegusi. Ja ta ei ütelnud, kui sa ei tee, mis seal ikka siis? Ei, ta ütleb nii, aga kui mitte, siis ma tulen ja ma lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. See tähendab teiste sõnadega eesti keelde tõlgituna, see tähendab seda, ma lõpetan teiega ära. Ma lõpetan teiega ära. Päris karm otsus, kas ei ole. Aga pane tähele, neile anti veel armu. Meile antakse armu ja siis antakse veel lisaarmu. Vau! Aga ära ole väga õnnelik. Sellepärast, et üks hetk lõpeb see lisaarm ka otsa. Lisa saab ka otsa ja siis tuleb tõde. Amen. Väga hea näide on veel üks hea näide. Nii imeline näide. Mattuse evangeeliumi 23:37. Jeesus just ennem, kui ta läks kannatama. Ta on Õlimäel ja ta vaatab sealt alla Jeruusalemma linna peale. Ja ta ütleb sellised laused. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojakesi tiibade alla ja teie ei ole tahtnud. Ja ta ütleb Salm 38, vaata, teie koda jäetakse teil maha. Nüüd jällegi, natukene lahates seda teksti, Iisrael oli ära pöördunud Jumalast. Nad olid ära pöördunud. Nad teenisid Jumalat, neil oli tempel, neil oli seal see teenistus, aga nad teenisid ka teisi Jumalaid paralleelselt. Nad olid oma südames läinud kõrvale Jumalast. See oli ainult kombekohane asi, mis neil oli sinna jäänud. Ja nüüd Jeesus tuleb ja ta nagu näeb seda linna ja ta ütleb, et ma olen nii palju tahtnud teid koguda. Ma olen teile tahtnud nii palju armu andnud, nii palju aega andnud, et te tuleksite tagasi minu juurde. Nii nagu kana pojakesed tulevad tema tiibade alla. Aga teie ei ole tahtnud.
ja vaata, mis ta nüüd ütleb. Ta ütleb Salm 38, vaata, teie koda jäetakse teil maha. Jällegi eesti keele tõlgituna, see tähendab seda, et see linn hävitatakse. Nüüd Jeesus kõneles seda umbes kuskil aastal 30 meie aja järgi. Nüüd, kui keegi teeb ajalugu natukene, millal hävitati Jeruusalemma linn? Aastal 70. Ehk siis veel pärast neid sõnu anti sellele linnale parandada meelt armu veel 30 aastat või 40 aastat. Mõtle, pärast neid sõnu veel. Jeesus annab armu ja siis ta annab lisaarmu. Milline armuline ja halastaja pika meelega Jumal meil on, sõbrad. Jumal sallib pattu, aga ta sallib seda ajutiselt. Apostlite 17:30 jälle. See samane mõte, läbi Piibli lugedes. Ja need kohad, mis me loeme ja vaatame, on ainult mõned üksikud. Paulus kõneleb siin Ateenas. Ta kõneleb siin ühele seltskonnale, kes olid kogunenud kusagile sinna Areopaagile ja seal teeniti väga paljusid erinevaid ebajumalaid. Linn oli täis ebajumala templid ja neid kujusid. Ja Paulus ütleb sellised sõnad neile. Jumal on küll niisuguseid teadmatuse aegu sallinuid, kuid nüüd ta kuulutab kõikidele inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. Pane tähele, Jumal on sallinud. Kui sina täna arvad, et see, milles sina täna elad, mida sa tead, et on vale, kui sa arvad seda, et Jumal seda sallib ja jääbki sallima, siis sa eksid. Ärge eksige, nagu ütleb Galatia kiri. Ära eksi. Ei. Jumal on sallinud, ta on seda siiamaani sallinud, sa võid öelda. Aga nüüd ta ütleb nii, inimesed peavad meelt parandama. 31. Sest ta on seadnud päeva, mil ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses mehe läbi, kelle ta on selleks määranud ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta on tema surnust üles äratanud. Halleluja. Nüüd pane tähele, jälle. Jumal on seadnud päeva, millal arm annab tõele üle teatepulga. Millal arm lõpeb ära ja millal tuleb esile tõde. See on väga huvitav, kas ei ole? Nüüd ma ütlen sulle mõned asjad. Mis asjad arm on ja mis asjad arm ei ole. Nüüd arm, see, et Jumal sallib midagi, ei ole mitte vabadus valede asjade tegemiseks. Ei ole. Galatia 5:13 ütleb Piibel nii, sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks. Teenige üksteist armastuses. Pane tähele, jälle. Arm ei ole vabadus. Mõned inimesed võtavad armu kui vabadust. No, Jumal on armuline, küll ta mind armastab, ega ta midagi ei tee, tead. Ega ta mind põrgu ikka selle väikse asja pärast ei heida. Ma olen nii palju kuulnud seda lauset inimeste käest. No, ega see on nii väike asi, hullemaidki tehakse ju. Kuule, sõbrad, ära vabanda ennast sellega, et elada valesti, et teha valesid asju, et teha pattu, et elada patus. Arm ei mõista sind automaatselt õigeks. Arm ei ole õigeks mõistmine. Nagu ma ütlesin, arm on lihtsalt sinu aja pikendus. Nüüd teiseks, arm ei ole vabadus vaimseks parasiitluseks. Tead, mis see on parasiitlus või? Üks lind on olemas. Linnu nimi on kägu. Kägu ei viitsi ise istuda ja haududa oma munasid ja tead, mis ta teeb? Ta läheb, pistab oma munad ükskõik kelle teise linnu ema pesassi, sokutab nii salaja. Ja siis see linnu ema näeb seal vaeva, istub ja igistab selle munade peale, et need haududa välja. Ja siis kui tema värvukesed ja pääsukesed ja tuvikesed sealt kooruvad nendest munadest, ühtäkki tuleb üks kägu sinna. Kus sina siia said? Ema pani mind siia. Vaadake, see on parasiitlus. See on elada kellegi teise arvelt. Loota kellegi teise peale. Mõned inimesed ütlevad nii, tead, sa ei saa mitte midagi teha, et Jumal sind rohkem armastaks. Kas kõlab hästi vaimulikult, on ju? Ma olen tihti imestanud, et
sellised kõlavad tsitaadid on küll vahest väga ilusad ja tunduvad väga õilsad ja vaimulikud isegi, aga ometi nad on valed. Kui palju on täna valesid tsitaate sotsiaalmeedias. Ja see on üks selline lause, mis on kusagilt välja tõmmatud. Sa ei saa midagi teha, et Jumal rohkem sind armastaks. Sõbrad, meid on kutsutud Jumalat teenima. Meid on kutsutud temale elama. Me oleme Jumala omandrahvas, tema rahvas. Mõned inimesed arvavad nii, et minu kohta see ei käi. Jumal armastab mind ikkagi. No, jah, ta armastab meid ikkagi. See on ka tõsi, muidugi. Iga vanem armastab oma lapsi. Aga kui laps ikka teeb valesti, siis see tähendab seda, et see sama isa, kes armastab, võib karistada ka. See ei ole üldse populaarne teema. Ärme sellest ära räägi, jah. Nii, arm ei ole vaimsete seaduste tühistaja. Absoluutselt mitte. Sõbrad, me elame täna vaimsete seaduste all. Vaimsete seaduste all. Terve elu käib mööda teatud seadused, mida Jumal lõi koos selle maailmaga, koos inimesega. Kas sa tahad või taha? Kas sulle meeldivad need või ei meeldi? Vahet ei ole. Terve elu käib nende seaduste mööda, mis maailmas valitsevad. See on tähtis teada, millised on need seadused. Need on Jumal oma sõnasse kirjutanud. Ja arm ei saa tühistada mitte ühtegi seadust. Ma tsiteerisin siin ühte seadust selle jutus alguses, mis ütles nii, et patupalk on surm. Kui Aadam eksis, siis Jumal ei saanud talle ütelda seda, et Aadam, sa oled nii tore mees. Ma küll ütlesin seda eile, aga teeme nii, et see täna ei kehti. See oli vaimne seadus. Et kui inimene teeb pattu, siis ta sureb. Kui ta eksib Jumala seaduse vastu. Ja sõbrad, täna on täpselt samamoodi. Amen. Nüüd 2 näidet veel, siis ma lõpetan. Minu arust Piibli lõpp võtab selle asja väga hästi kokku. Hebrea 4.15. See on nii imeline kirjakoht. Ma ei tea, kõigile meeldib see kirjakoht. See räägib palvest ja Jumala ette tulekust. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges oli kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me saaksime halastust, leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Nüüd kujuta ette, täna, kui me istume siin, tänases ajastus, tänases hetkes, on Jumala troon, kus Jumal istub taevas. Armutroon. Mõtle, sa võid minna selle trooni ette, sa võid minna Jumala ette iga hetk, iga kell oma elus. Ja paluda tema käest seda, mida sa vajad. Sa võid paluda armu, sa võid, ja sa saad seda. Piibel ütleb, et me leiaksime, et me saaksime seda. Jumal ütleb, paluge, siis ma vaatan. Ei, ta ütleb nii, paluge, et te saaksite. Halleluja, teil ei ole, sest et ei palu. Kas sa oled palunud? See on üldse meelest läinud. Teeme kõik muud asjad ennem ära ja siis hakkame paletama. Amen. Aga lähme Jumal ette, et saada. Miks? Sellepärast, et tema troon on täna armutroon, kus ta jagab armu ja abi meile, mida me vajame õigeks ajaks. Milline imeline troon on Jumala troon? Armutroon. Aga loeme nüüd natuke edasi. Ilmutuse raamat, 20. peatükk, salm 11. Nüüd ta räägib, sõbrad, täpselt samast troonist. Täpselt samast troonist, mis täna on armutroon, aga nüüd on asjad muutunud. 20.11. Ilmutus. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja kui ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi seisvad trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järele. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühele mõisteti kohut tema tegude järele. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm, tulejärv.
ja keda iganes ei leitud olevat kirjutatud eluraamatusse, heideti tulejärve. Sõbrad, Jumalas on arm, armastus, heldus, aga Jumalas on õiglus. Ja nüüd pane tähele, kui see aeg jõuab sellesse punkti, mida me lugesime, te saate aru, Piibel räägib siin tulevikust. Ja jällegi me ei tea, kui kaugest tulevikust, sest et Jumal otsustab, millal lõpeb arm ja millal algab tõde. Millal algab tõe järele inimeste elude üle revidentuuri tegemine. Kui me seisame Jumala ees, siis see troon enam ei ole armutroon. Nüüd keegi ei saa minna selle trooni ette ja ütelda, Jumal, sinu troon on ju armutroon, anna mulle armu ja siis on need asjad läbi. Sellepärast, et teatepulk on antud tõele. See on koht, kus arm ja tõde kohtuvad ja seal ei ole enam seda, vaid siis on lõppenud ära arm ja alganud tõde. Siin on kaks asja. Esimene asi oli salm 15, kelle nimed on kirjutatud eluraamatusse. Teine raamat avati, seal on 2 raamatut. Taevas on vähemalt 2 raamatut, tegelikult kindlasti on rohkem. Aga esimene raamat on eluraamat. Ja seal on kirjas kõikide nimed, kes on Jeesuse oma ellu võtnud. See on nagu meie taevaväravad põrguleegid raamast, kas ei ole? Ja kui sa lähed, seisad Jumala ees, siis vaadatakse kõigepealt number 1. Esimene samm on see, kas sinu nimi on seal või ei ole. Kui su nimi ei ole seal, siis sul ei ole lootust. Aga kui su nimi on seal, siis on lootus. Kas su nimi on täna seal? Või sa mõtled, et äkki homme palvetaks ja paluks andeks, parandaks meelt, võtaks Jeesuse vastu. Ei, tee see täna. Sellepärast, et sa ei tea, millal lõpeb arm. Kui me teaksime, Jeesuse käest küsiti seda küsimust, et Jeesus, millal see juhtub? Ja teate, mis Jeesus ütles? Ma ei tea. Andke andeks, poisid, ma ei tea. Sellepärast, et seda päeva, seda hetke, millal juhtub vot see vahetus, selle trooni nii-öelda funktsiooni vahetus, sellest teab ainult Jumal. Ainult Isa taevas. Isegi Jeesus ei tea. Ja teine samm on siin 2 korda ära mainitud. Neile mõisteti nii, nagu raamatusse oli kirjutatud nende tegude järele. Sõbrad, pange tähele, et meile ei mõisteta seal, selle trooni ees, kus me seisame. Mitte armu järele, vaid tegude järele. Seal vaadatakse sinu tegusid. Seal vaadatakse sinu elu. Ja kõik, mis ei ole Jeesuse vere all. Kõik, mis on veel sinu südames, sinu elus, sinu meeles, sinu hinges, mis ei ole pandud kõrval, millest ei ole parandatud meelt, selle üle mõistetakse kohut. Ja sõbrad, teine garantii, mida sa saad teha, on see, mida ütles Johannese kiri. Esimene peatükk 9. salm. Sest Jumala poja veri peseb meid puhtaks kõigest patust. Ilmutuse raamatus, sõbrad, on öeldud, et õndsad on need, kes oma rüüd pesevad talle veres. Sellepärast, et nendel on osa teisest üles tõusmisest. Kui oluline. 2 olulist asja. Mõned arvavad kristlastena ka nii, et peasid, ma ükskord ammu palusin Jeesust ja ta tuli minu ellu ja nüüd minu nimi on eluraamatus. Ei, siin on teine samm veel. Me peame lugema piiblit hoolega. Ei tohi libiseda üle sealt, kus meile ei meeldi. On ju? Nii et, sõbrad, väga oluline on see, millised on meie teod sellel hetkel, kui me seisame Jumala trooni ees. Arm ja tõde. Arm on imeline, me imetleme seda. Kas ei ole? Mina imetlen Jumala armu. See on nii suur, see on nii võimas, see on nii vägev. Aga samas me peaksime ka, sõbrad, mõistma seda, et me peaksime imetlema Jumala õiglust. Sellepärast, et see on päev. Kuule mind hoolega. See on see päev, kus Piibel räägib nendest rahva hulkadest seal trooni ees. See on see päev, kus igasugune ülekohus, selle üle mõistetakse kohut.
Võib-olla meie tahaksime, et täna juba mõistetakse kohut ja et ruttu ja kiiresti, aga ära taha seda, sellepärast et meie kõik vajame armu. Mõni rohkem, mõni vähem. Mõni, kes on võib-olla teinud suuri kuritegusi, jah, ta vajab rohkem. Jeesus ütles ühele naisele ka samad sõnad, ta ütles nii, et tead, tema on palju saanud andeks, tema sellepärast armastab ka palju. Amen. Ja teate, sõbrad, sellel päeval, kui me seisame seal kohas, tuleb esile täielik õigus. Tänases maailmas on väga palju, mis on valesti. Ära muretse selle pärast. Me kristlastena muretseme liiga palju nende asjade üle, mida me muuta ei saa. Meie ei saa muuta maailma ebaõiglust. Me ei saa muuta korruptsiooni, me ei saa muuta ebamoraalsust. Me ei saa muuta kõiki neid asju, mille kohta Piibel ütleb, et need tulevad siia maailma. Absoluutselt. Ära muretse need asjad üle. Amen. Aga muretse selle üle, mis on sinus. Muretse selle üle, et sinu süda oleks ühel päeval puhas, kui sa seisad selles paigas, kus tõde tuleb esile. Mul on nii hea meel. Ma ei tea, kas sul ka, et Jeesuse veri peseb meid puhtaks kõigest patust. Kõigest patust. Mõtle selle peale, sõber, kui seda ei oleks, kellel meist oleks lootus? Mitte kellelgi. Mitte kellelgi. Amen. Aga kuna see peseb meid puhtaks kõigest patust, siis seistes seal, meie ei pea lööma endale vastu rindu, ütleme, meie oleme õiged. Jumal, siin me seisame, me oleme kõik teinud õieti. Õieti elanud, õieti rääkinud, õieti mõtteld, midagi pole himmustanud, midagi pole valesti teinud, valesti öelnud, vaid seal seistes me võime ühte asja öelda. Jeesus, ma tänan sind, et sinu veri on mind pestud puhtaks. Ja sellepärast ma võin seista sinu ees. See on see õigus. See on see tõde. Tema veri, mis peseb meid puhtaks. Halleluuja. Tänu Jeesus, imeline Jumal. Tõuseme püsti. Halleluuja. Laulame ühe laulu veel lõpus ka, ülistusgrupp, kui te saate tulla. Ülistame Jumalat ja täname täna selle eest. Halleluuja, mis ta on teinud. Aga ma arvan, see jutlus oli täna selline osalt tõsine, aga osalt julgustav, kas ei ole? Ma arvan, et Jumala asjad peakski olema sellised. Nad peaksid olema tõsised, aga nad peaksid olema julgustavad. Halleluuja. Amen. Tänu Jeesus. Me kiidame sind, Isa, et me võime seista täna sinu ees. Nii nagu ühel päeval me seisame nägemises sinu ees. Täna me seisame usus sinu ees. Täna me võime olla siin, selles paigas, selles linnas, üheskoos sinu rahvaga, usus sinu trooni ees. Mis on täna armutroon, kust voolab meile armu, kus voolab meile tõde, kus voolab meile andestust ja halastust ja abi. Halleluuja. Isa, tänu sulle, et me võime täna olla need, kes käivad koos sinuga, kuni ühel päeval me jõuame eesmärgile. Halleluuja. Ja me seisame sinu ees. Ja me näeme sind nii, nagu sina oled. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et aita meil käia seda teed. Aita meil minna see tee. Ja mitte seda võtta kergelt, mitte suhtuda sinu armusse kergelt, mitte seda kuritarvitada, vaid Isa, võta seda kui ühte imelist andi sinu käest, Isa. Tänu sulle, Jeesus.
koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingus käid minu ees. Jeesus, tänu sulle. Jeesus, tänu sulle, Isa, halleluuja. Tänu sulle, et sina oled meiega, Isa. Sinu arm on meiega, sinu headus, sinu halastus saadab meid igal päeval, Isa, halleluuja. Kiitus sulle, Jeesus. Tänu sulle, Isa, halleluuja. Aitäh sulle, Isa. Amen. Amen, amen. Ma palun korra veel istuda. Ja ma kutsun siia Ahti, kellel on üks väga huvitav asi, mis ta räägib meile. Pole vaja. Äkki läheb jah, nihu. Tere, aitäh. Ja ma räägin TV7 lehest korraks. Ja aga andke mulle käega märku, kes üldse on kursis, millega tegemist on. Räägin kõvemini? Jah. Nii, ühe korra veel palun. Kes teab, mis lood enam-vähem ja natuke on. Hästi lühidalt, et seekord see kaaneleht näeb välja selline ja see on TV7 Head uudised. Ja see on põhimõtteliselt ainus kristlik leht Eestis, mida antakse välja silmas pidades maailma inimest. Et kõik, mis siin kirjas on mõeldud siis selleks, et need, kes veel ei tea Jumalast ja kogudusest ja nii, et siis ka nemad saaksid sellest nagu aru ja saaksid võib-olla mingi mõttekäigu, et tasub tulla vaatama. Ja see on ka leht, mille puhul iga numbriga tuleb juurde neid tunnistusi, kuidas siis keegi on päriselt tulnud päästele. See on 2 korda aastas, see leht tuleb välja ja iga kord minuni jõuab ainuüksi 1-2 lugu. Neid lugusid kindlasti on veel, aga ma ka kõigest ei tea. Ja alati see lugu hakkab nii. Mulle tuli see leht postkasti või et keegi andis mulle selle lehe. Hakkasin lugema, tundus väga huvitav, vaatasin TV7 ka ja nüüd ma olen päästetud. Ja siis muidugi tekkis ka see hetk, et jõudis kogudusse ja kristlaste hulka. Ja selle lehega on selline teema, et me trükime neid vahemikus 20-30 000 iga kord, et see on siis märtsi alguses ja septembri alguses. Aga postiteenuse kättesaadavus kogu aeg muudkui väheneb. Aprillis lõpetab tegevuse Omniva üks ja ainus konkurent, kes meil on neid lehti ka laiali viinud, raha eest muidugi. Ja aimata on, et Omniva hakkab natukene veel nüüd hinda tõstma ja meil neid postiteenuse peale kulutatavat vahendeid jääb niikuinii aina vähemaks. Et siis me peame selle tööringi korraldama nii või naa ja selle asemel, et postiljoni peale toetuda, peame lihtsalt ise ära tegema. Ja et siis kogudusena nagu viima inimestele need postkasti ja loomulikult võib niisama ka anda. Aga see ei pea olema ka selline, et see on nüüd töö ja töö, vaid ma olen ise kogenud, et see on tõeliselt mõnus selline osadus olemise aeg, et lähed kahekesti, võtad lehepaki ka endasse, jalutad mingid tänavad läbi, saad omavahel juttu rääkida, saad palvetada koos ja liikuda värskes õhus. Et päris selline kümpi. Minu meelest see on hea vaheldus sellele, et me kogu aeg muudkui istume ja kuskil toas. Ja nüüd siis see hetk, et kui sa tunned, et siin võib-olla on midagi minu jaoks, siis mina jään veel siia, tule lihtsalt ütle mulle. Ja siis mõtleme koos välja, et kuidas täpselt, millal ja mismoodi sulle just sobib. Kogu lugu. Jah. Nii et